oli siis täna, mis me siis valisime selle võistluseelse soojenduse, et võib-olla kui sellest nagu põgusalt rääkida praegu, et mis nagu põhiviga on nagu harrastajate puhul, mis ma nagu kuulnud olen tavaliselt siis paar nädalat enne mingisuguseid võistlusi kõik ärkavad, eks ole, et nüüd on hullult vaja uhada, et 2 nädala pärast on mul 10 või pool maraton või veel hullem maraton, et nüüd ma teen. Ja siis jooksen ja siis hullemad variandid on veel need, et kuskil kihlveod, kuskil saunalaval mingi õllese peaga, eks ole, et need kurvad kuuldused ka mõnikord tulevad välja, et mõni mees ei jõuagi finišisse, eks. Et ta on ikka pikk protsess, jah, organism peab harjuma vaikselt ja tasapisi, et üsna keeruline on selgeks teha, et ei saa siin kuu või paariga, et jah, ikka siuke 6-kuune ettevõtmine on see maratoniks ettevalmistamine. Nii, võistlus eelne. Täna ma mõtlesin selle trenni teha, et mis on nagu siis täitsa see eelmine päev, te jooksete kõik laupäeval on see poolik ja et teeme selle trenni, mis te laupäeval võiksite teha näiteks. Et just see eelne päev. Reedel, jah. Reedese trenni teeme täna läbi. Ma ei tea, kas teil on mingid trennid täna plaanis kellegi? Et teeme kõigepealt sellise, alati on soojendusjooks ette, eks siin on vist see 3-ne ring umbes, et teeme selle vaikselt ette, et see on siis selline baastempoga, selline 11 oma lävesid teab ilmselt. Võime ka vaiksemalt joosta, et teeme lihtsalt soojenduse, võimlemine, venitamine, siis võiks teha sellised mingisugused lahtijooksud, näiteks 60–100 meetrit. Et see lihas saaks selle kiire impulsi, et kiiret lihaskiudu nagu turgutada, et homne, ütleme, selline võistlustempo tuleks kergemalt jalgadele, et kohe kinni ei tõmbaks. Kuna see nädal enne on nagunii selline hästi rahulik ja aeglane nädal, taastav nädal, et ikkagi värskelt sinna poolmaratoni starti saaks. Siis väikse sutsaka võiks teha ette. Proovime nagu sääremarja praegu venitada tagant. Vastu puud saab jala panna ja kuidagi üles. Erinevad teooriad, et mõni ütleb, et peale 10 sekundit hakkab see lihas juba väsima, pikemalt ei ole mõtet, teine ütleb, et 30-40 sekundit võib vähem. Ja märksõnad võiks ka olla, et ei midagi pikka, ei midagi tõsist ega kiiret ega mingit tulekahju enam kustutada ei saa sellel eelneval päeval, et tuleb nagu jah, mõistuse juurde jääda. Kui palju erineb, ütleme, see päev enne võistluse pikkusest lähtuvalt? Et ütleme nii, et ega ta väga ei erine, et mina tegin niimoodi, et kui mul näiteks oli mingi 10 000 plaanis järgmine päev on ja siis need lahtijooksud ma tegin kas selle sama 10 kilomeetri tempos nagu, et saaks nagu mingisuguse sellise tempotunnetuse, et seal võistlusel kohe üle ei paneks või väga kinni ka ei jookseks. Lahtijooksude teine variant, mida ma ka kasutasin, oli siis seesama, et tegin selle rahuliku jooksu 3 või 4 kilti ja siis jooksin otsa kilomeetri veel võistlustempos. See oli nagu teine variant, mida mina kasutasin. Ja siis ikka taastab veel otsa. Aga ma arvan, et täna me teeme selle esimese variandi, et jookseme soojaks, võimleme, venitame ja teeme sellised rütmijooksud. Aga kui järgmine päev on maraton, kas siis peaks ka jooksma nagu 10 tempos neid lahtijooksusid? Maratoni puhul ma arvan, võiks küll nõksa kiirem olla, aga ma ei tea, kas just 10 kildi oleneb muidugi, mis see 10 kildi eesmärk või tase veel on just. Et kui teha selliseid lühikesi rütmijookse, siis pigem ma arvan, võiks neid teha kiiremini, võib-olla sellises sprinterliku sammuga, et just seda kiiret lihast jõuda ergutada, turgutada üles.